Meilide lugemine ja interneti kasutamine on kaks kõige levinumat tegevust, mida inimesed oma arvutiga teevad. Windows 7 juures märkate ühenduse hoidmise ning veebi sirvimise juures kindlasti uusi võimalusi. Tere, minu nimi on Jean White. Olen Windowsi meeskonna tootearendaja ning järgmise 5 minuti jooksul näitan teile, mis on operatsioonisüsteemis Windows 7, e-posti ja Internet Exploreri osas uut. Alustame e-postist. Võib-olla olete juba Outlook Expressi või Windows Mailiga tuttavad. Need olid Windowsi varasemates versioonides. Operatsioonisüsteemiga Windows 7 te kumbagi nendest programmidest enam ei kohta, kuid nende asemel saate alla laadida Windows Live Maili. Ja kui te olete Windows Live Maili alla laadinud, on see teie arvutis olemas, nii et pääsete kirjade juurde isegi siis, kui hetkel puudub võrguühendus. Saate e-posti hallata nii oma arvutis kui ka brauseris. Lisaks on teil võimalus meilid Outlook Expressist või Windows Mailist uude programmi importida. Nii ei kaota te oma sõnumeid ega kontakte. Niisiis, kui kasutate juba Outlook Expressi või Windows Maili, tutvuge kindlasti ka Windows Live Maili pakutavaga. Windows Live Maili suurimaks eeliseks on see, et teil võib korraga olla mitu e-posti kontot. Näiteks nii Hotmaili, Gmaili kui ka Yahoo kontod, kõik kenasti ühes kohas. Läbi Windows Live Maili pääsete kõikide nende kontode sõnumite juurde. Kui olete harjunud oma kirju veebis lugema, võite seda ka edaspidi teha. Lihtsalt minge veebis oma lemmikmeiliteenuse juurde. Veebipõhise e-postiga saate oma meile lugeda ükskõik millisest arvutist või seadmest, millel on internetiühendus. Pole tähtsust, kas olete tööl, kodus või isegi kohvikus. Vaatame nüüd Windows 7 uut brauserit Explorer 8. Veebiaadressi tippides märkate esimese asjana nutikat aadressiriba. Tippides aadressi, mida ma olen juba varem külastanud, ilmub see loendis, mis on kategooriate järgi jaotatud ning ühtlasi kuvatakse ka minu hiljutine sirvimisajalugu ja lemmikud. Te ei pea aadressi lõpuni tippima. Lihtsalt klõpsake sellel. Näete, kuidas ma kogemata varem aadressi valesti olen kirjutanud. Kirjaviga on minu loendis. Kuid ärge muretsege, saan selle kiiresti kustutada. Näete seda kustutusnuppu. Lihtsalt klõpsake sellel. Aadress on minu sirvimisajaloost eemaldatud. Kas te loete vahel oma e-posti raamatukogus, kohvikus või muus avalikus kohas? Sel juhul peaksite proovima funktsiooni In Private Browsing. In Private Browsinguga ei jää teie küpsistest, ajutistest internetifailidest ega sirvimisajaloost mingit märki. Mina kasutan seda näiteks abikaasale kingitust otsides. Nii võin kindel olla, et üllatus jääb üllatuseks. Ainus, mida tegema pean, on klõpsama nupul turvalisus ning seejärel uue akna avamiseks valikul In Private Browsing. Nii kaua, kui kasutan avanenud brauseri akent, ei jää minu külastatud veebilehekülgedest jälgegi. Muudatusi on ka lisaveebilehekülgede avamise juures. Kui soovisite Windows XP-s teist või kolmandate veebilehekülge avada, pidite avama uue Windows Exploreri akna. Windows 7 on teistsugune. Näete, kuidas Internet Explorer 8 sakkidega sirvimist kasutab. Vahekaardid lubavad teil ühes aknas mitmeid lehekülgi avada. Igaüks neist on lihtsalt eraldi vahekaardil. Kuid isegi nii võib paljude vahekaartide avamine segadust tekitada. Kõigi nende tõhusamaks haldamiseks asetatakse uus vahekaart, mis olemasolevalt lehelt avanes, originaallehe kõrvale ning märgistatakse sama värviga. Nii on näha, millised vahekaardid on omavahel seotud. Kas olete kunagi huvipakkuva lehekülje kogemata kinni pannud? See rikub tuju, eriti veel juhul, kui te selle aadressi ei mäleta. Windows XP-s ei jäänud mul muud üle, kui brauseri ajalugu sirvida ja loota, et leian lehekülje uuesti üles. Internet Explorer 8 peate ühe või ka kõikide suletud lehekülgede juurde naasmiseks lihtsalt uue vahekaardi avama. Viimase sirvimissessiooni uuesti avamiseks klõpsake siia. Funktsioonid WebSlice'is ja kiirendid on uued võimalused, mille abil saate Internet Exploreris teavet kiiremini. Kui te vaatate tihti postkasti, börsil toimuvat või veebioksjoneid, saate enda kursis hoidmiseks kasutada funktsiooni WebSlice'is. Ja kui te kasutate tihti asukohaotsinguks või sõnade seletamiseks uusi aknaid, võite imestada, kuidas te enne kiirendeid üldse hakkama saite. Aga alustame funktsiooniga WebSlice'is. WebSlice muudab kindlalt veebilehekülje osalt teabe saamise lihtsaks. Ma vaatan sageli uudiseid, kuid mulle ei meeldi lehekülge iga kord uuesti avada. Kui leheküljel on võimalik kasutada WebSlice'i, näete sellist rohelist ikooni. WebSlice'i tellimiseks klõpsake lihtsalt ikoonil. Nüüd on lehekülg teie lemmikute menüüs. Kui lehekülge uuendatakse, annab WebSlice sellest esiletõstuga märku. Leheküljele minemiseks klõpsake sellel. Seni pidite veebileheküljel millegi huvitava tausta uurimiseks või aadressikaardil leidmiseks vaeva nägema kopeerimise ja kleepimise või isegi uue aadressiribale tippimisega. Kiirenditega saate lihtsalt huvipakkuva sõna valida ja seejärel ilmuval nupul klõpsata.
Nüüd võite sõna otsingumootoris kasutada. Võite kiirendeid kasutada ka muude igapäevaste tegevuste tarvis, näiteks meili saatmiseks, blogimiseks, sõnatõlkimiseks või asukohakaardil leidmiseks. Lisateabe saamiseks tutvuge selle video juhendiga. Selles leidub lisateavet, muuhulgas samm-sammulisi juhiseid, et saaksite operatsioonisüsteemiga Windows 7 iseseisvalt tutvuda.